mikrofoni kinni panna. Tere tulemast kuulama ja vaatama noortekandidaatide debatti. Minu nimi on Triin Loos, olen Eesti Noorteühenduste Liidust ja tänane debatt toimub Euroopa noortedialoogi projekti raames. Projekti viib ellu Eesti Noorteühenduste Liit ja seda rahastavad Haridus- ja Teadusministeerium ja Euroopa Liit. Ja täna me olemegi kutsunud kokku siia erakondade ja noortekogude esindajad, kellest enamus on ka ise kandideerijad. Ja vaatamegi siis neid valimisi sellise noore pilgu läbi ja põhiline fookus ongi siis noorte osalusel ja poliitilisel kultuuril. Aga ilma pikema sissejuhatuseta ma annakski sõna osalejatele, et nad saaksid ennast tutvustada ja 1 minuti jooksul siis palun öelda, mis su nimi on, mis erakonnas sa oled ja mis on sinu meelest see kõige noortesõbralikum lubadus, mis teie erakonna valimisprogrammis on? Aitäh, mina tõesti olen Einar Randanen, olen siis EKRE noorteühenduse Sinine Äratuse esimees. Kahjuks mina seekord ei kandideeri valimistel, aga samas leian, et suudan meie kandidaat väga hästi esindada. Kui mõelda noorte pärasema või tegelikult noortele võiks sobiva lubaduse peale, siis ma julgeksin ikkagi väita, et lihtsalt see fakt, et on olemas selline korralik, aateline rahvuslik erakond, mis siis selgelt eelistub teistest ja mõnes mõttes mässab selle olemasoleva konsensuse vastu, ongi see eelis nii vanade kui ka noortele. Nii, tere ka minu poolt, mina olen siis Elisabeth Viina, noorteroheliste juht ning ise kahjuks ei kandideeri, kuna olen natuke liiga noor, aga selle koha pealt ma arvangi, et kõige suurem asi, kõige olulisem asi, mis ma arvan, et on meile kõigile siin viibijatele täna väga südamepäralt, on just see, et langetada Riigikogu valimiste ja siis kandideerimise vanust, et siis saaks hääletada 16-aastased ja kandideerida juba 18-aastased. Aga ma arvan, et Eestimaa vahelist on nii palju pakkuda noortele, kuna me oleme erakond, kuna me oleme väga üldisi noor erakond, meil on väga palju noori selles mõttes ning me teame, kus on noorte murepunktid, need probleemid ühiskonnas, mis kõnetavad noori, siis ma tunnen, et me oleme väga täpselt see erakond, kes oleks õige rääkima noortest Riigikogus. Mina olen Doris, ma olen Reforminoorte esimees ja vastuseks Triinu küsimusele oleks see, et meie siis erakonna lubadus hoida Eestit iseseisvuna, hoida Eestit avatuna, see, et tegelikult meil täna noortel on võimalus minna välismaal õppima, on võimalus reisida, toimub vabapõllumajandus, kaupade liikumine riikide vahel, et tegelikult need kõik asjad ei pruugi olla võib-olla nii eesmõistetavad, kui meie peaministriks võib saada Martin Helme. Ma arvan, et see tegelikult on noorte jaoks põhiline asi, mis on, et me hoiame Eestit innovaatilisena, avatuna ja sõbralikuna. Tervist, minu nimi on Miki Terras, olen Noor Eesti 200 juhatuse liige ja noortele läheb minu andmetega vaatad kõige rohkem võrra vaimne tervis, rohkem maailmapaanade ja isikuvabadused ja nende kõikide vahel valida, ma just öelda, mis kõige noortele suunata on valmis ennast minu ennast kõige olulisem on siis vaimne tervis ja Eesti 200 programmid on siis kirjas, et vaimse tervist tuleb rohkem investeerida, et nii kooli tasemel kui ka üldse kättesaadavast ligipäästu siis võimalikust inimestele. Sest praegusel on sõsuvalla järjekordne pikad ja selle tõttu meil on Eestis vaja läbi ja jõua selleni ja ma arvan, et see on probleem. Tere, mina olen siis Magnus Sooja, kandideerin Keskerakonna ridadesse, olen Kesknoorte aseesimees. Ja mul üks Torisele natukene vastu võtta, et tegelikult kõik erakonnad
Eestis seisavad selle eest, et Eesti oleks iseseisev, ma ei tea ühtegi erakonda, kes tahaks midagi teistmoodi teha. Aga mis puudutab seda küsimust, mida Triin esitas, siis ma arvan, et noortele väga kalliks teemaks on tegelikult haridus ja haridus ei saa olla ilma selleta, et meil on motiveeritud õpetajad. Et Keskerakonnal on väga tugev haridusplatvorm ja haridusplatvormis on välja toonud, et õpetajate palgad peavad vähemalt olema 3000 eurot, mis oleks konkureeriv erasektoriga, et siis tuleks rohkem spetsialiste koolidesse ja tänu sellele ka meie haridustase kasvaks koolides. Hääl on mul natuke ära, aga loodetavasti kuulata. Et kui ma üks asi, siis ma olin õigus, aga et nii nagu ütles Lennart Meri kunagi, et ärge uskuge sõnu, vaid uskuge tegusid. Et Isamaa tuli valitsusse, see aasta tõusis kõrghariduse rahastamine 15%. Oleme lubanud seda tõusu jätkata järgmise 4 aasta jooksul. Õpetajate palgatõus 23%. Jällegi, läheme sellega edasi ja tõstame õpetaja töötasu alammäära 125% Eesti keskmisest palgast. Et Isamaa on ainuke erakond, kellel on haridus ette näidata konkreetsed teod. Sama ka eestikeelne haridus, mis arvatavasti on noorte tulevikku vaadates kõige olulisem samm, sest see parandab venekeelsete noorte tuleviku võimalusi kõrghariduses, tööturul ja teisalt on oluline panus meie julgeolekusse ja ühiskonna sidususse. Ja erakonna poole võib-olla nii palju veel, et kui rääkid seda, et kuidas siis erakond panustab sellesse, et poliitikas oleks noori, siis mina näitan, et meil on 32-aastane minister Kristjan Järven, 29-aastane mina, kes on usaldatud Tallinna volikogus Isamaa fraktsiooni juhtida ja neid näiteid on veel, nii et toetage Isamaad. Mina olen Mark Gerasimenko, kandideerin sotsiaaldemokraatide nimekirjas ja tahaksin rõhutada, et valitsusse tuli Isamaa kõrval ka sotsiaaldemokraatlik erakond, kes samuti vastutab õpetajate palga tõstmise eest, kõrghariduse rahastuse tõstmise eest ja üldse sotsiaaldemokraatide jaoks kõige olulisem teema on haridus ja veel kord haridus. Me tagame selle, et tasuda kõrgharidus säiliks tingimusteta, me tagame selle, et vajaduspõhine õppetoetus kõrgharidust omandavatel noortel tõuseks. Me tõstame miinimumpalka 1200 euroni kuus, selleks, et kõrghariduse omandamise kõrval töötavad noored saaksid väärikalt ära elada ning me kehtestame üürihinna tõusule aastase piirmäära selleks, et elukallidus, mis paraku lööb kõrge nõrgemaid ja noori, kellel ei ole oma kinnisvara, samuti oleks leevendatud. Aga kindlasti tahame tõsta ka õpetajate palku 130% keskmisest palgast Eestis ja nii edasi. Et selles mõttes mul on väga hea meel, et päris mitmed erakonnad on toonud välja hariduse. Tere, ma olen Sandra Sander, ma olen parempoolsete noorte aseesimees ja me usume seda, et Eesti noored on piisavalt iseseisvad ja võimekad, et riik ei pea tegema neile kõike ette taha ära. Me soovime, et riik ei sekkuks meie noorte või üleüldiselt kodanike ellu, olgu see sotsiaalsel või majanduslikul viisil ja me oleme täielikult keskendunud enda programmi ja enda seisukohtadega majanduskasvule, sest et koos majanduskasvuga tuleb ka heaolukasv ja koos heaolukasvuga on ka noortel meil tulevikus Eestis parem elada ja nad soovivad siia jääda. Väga hea, haridusest oli päris palju juttu, hariduse juurde me tuleme varsti tagasi ka, aga kuna Eesti Noorteühenduste Liit on võtnud sellel aastal selle fookus, et me tahame tuua noori kandidaate esile, saada Riigikokku rohkem noori, siis ma küsiks ka teilt, et palju teie erakonna nimekirjas on üldse kuni 30-aastaseid noori kandidaate ja miks te soovitate nendel valimistel hääletada just noore poolt? EKRE valimisnimekirjades üle Eesti on 3 kandidaati, üks siis Kesklinn Lasnamäe Pirita, üks Järva Viljandimaa ja siis üks Võru Valga Põlvamaal. Miks peaks just meie erakonna noorte kandidaatide poolt hääletama, siis ma arvan, et selle saab võtta, või selle põhjuse saab kokku võtta 3 omadus või isiksussõnaga. Selleks on aatelisus, teotahe ja võime nii-öelda mõelda kastist väljaspool, tuua uudseid, värskeid ideid ja hoida siis seda rahvuslikku liikumist või pürgimust elujõulisena. Samas
kui tahta konkreetseid näiteid, siis üks meie kandidaat on EKRE fraktsiooni nõunik, oli ka siis Riigikogu esimehe abi Henn Põlluaasale, siis see on siis Aatpurje. Elar Niglas on Türi abivallavanem hetkel 24-aastaselt, kui ma õigesti mäletan. Ja siis meie Võru-Valga Põlvamaa kandidaat Helen Rebane, tema siis aastaga ehitas oma koduvallas Kanepis üles EKRE osakonna ja viis selle valimisvõiduni kohalikel valimistel ja praegu esindab siis tõesti EKRE-t Kanepi vallavolikogus, et tõesti, et meil on heade omadustega kandidaadid, aga samuti ka kandidaadid, kes on juba ennast tõestanud ja paljude valijate usalduse võitnud. Ma pean täitsa ausalt tunnistama, et ma ostun endale ise vist veits kanna peale, sest et ma ei oska välja tuua täpselt numbrit, palju meil on noori kandidaate. Küll aga ma tean, et meil on me oleme teine kõige nooremate kandidaatidega erakond Eestis. Meil on andekad kõrgharidusega noored kandidaadid, kes on näidanud seda, mida nad suudavad teha nii Tartus, varasemalt ka Tallinnas. Meie erakonna kaasjuht Johanna-Maria Tõugu, kes me oleme kõik näinud ilmselt seda, kuidas ta on üksinda peaaegu uuesti üles ehitanud terve erakonna, panustanud nii palju ja kuidas sellel inimesel, mõnel inimesel lihtsalt on antud rohkem kui 2 kätt ja jalga. Et tõesti, see on imetlusväärne töö. Ja samal ajal meil on noori kandidaate, kes on õpetajad, kes näevad noorte probleeme kõrvalt, kes on ise nende sees ja just täpselt sellepärast, kuna meil on nii palju noori nii Tartus, Tallinnas, Harjumaal, igas valimispiirkonnas, siis meie noored oleks meie noored kandidaadid, kes suudavad tuua noorte probleemid valgusette, et need oleks kõige päevakohasemad teemad, et nendega tegeletaks, sest kui me vaatame praegust Riigikogu, kus meil estavad enamus keskealised mehed, keskealisi mehi väga ei huvita, mis on tegelikult noorte probleemid, aga kui me saaksime sinna viia tõelised noored inimesed, kes näevad neid probleeme igapäevaelus, nagu on Eestimaa roheliste noored kandidaadid, siis ma arvan, et me läksime kõik palju paremas maailmas. Meil on siis 12 noort kandidaati üle Eesti ja kõik on tegelikult väga erineva taustaga, valdkonna selles mõttes ka spetsialistid, paljud neist. Ja miks peaks just noore poolt hääletama Reformierakonna nimekirjas on see, et meil siis on eelnevalt noored, kes on saanud valituks, kes on, ma ei tea, Taavi Rõivas sai 34-aastaselt peaministriks, on tegelikult meie noorte ideed jõuavad väga kaugele. Meil on erakonnas väga kuulatakse noori, et tegelikult see on ka üks asi, ma arvan, mis on oluline lisaks sellele, et sul on nagu palju noori, vaid ka see, et need noorte ideed jõuavad edasi. Kas või seesama, et tegelikult Reformi noorte algatusena tuli valimisea langetamine 16 eluaastale ja lisaks ka e-hääletuse toomine üldse, kogu loomine ja protsess, et tegelikult Reformi noort valides siis on tegelikult muutused, innovatsioon, edasipüüdlikkus on kindlustatud. Eesti 200 on 8 noort kandidaati. Ma ei hakka siin nüüd kõik väga toredad ja tublid inimesed, aga ma ei hakka siin endale õlale patsutama või enda kolleegidel ka mitte vaatama seda asja natuke üldisemalt. Et ma arvan, et noored peaksid just kindlasti ise valima noori, et kui praegune Riigikogu keskmine vanus on 53 aastat, see tähendab seda, et see on juba 2 põlvkonda on vahet, ütleme, praeguste noortega ja see maailm, kus need inimesed üles kasvanud, on hoopis teistsugune kui see maailm, kus me elame praegu. See tähendab seda, et ma ütleks maailmavaatselt oleme ära jaotanud kõik, aga üldiselt ka generatsioonide vahel inimesed näevad ja mõistavad asju teistmoodi. Ja kui poliitikas asjad toimuvad viitajaga, siis on oluline see, et noored jõuaksid võimalikult palju noori jõuaks võimalikult varakult Riigikokku selleks, et teha otsuseid, mis on tulevikus ka meile kasulikud, ehk siis mitte ainult nüüd ja praegu, mis mul hetkel vaja on, kui sa ütleme 55-aastane inimene, see perspektiiv on natuke lühem kui siis, kui sa oled alla 30. Ehk siis ma arvan, et sellepärast tulebki noorte poolt hääletada, et nad mõistavad ja näevad seda, me mõistame ja näeme seda, kuidas need mõjud on ka tulevikus ja pikemaajaliselt. Aitäh!
et nagu siin eeskõneleja, et ma ei hakka kõiki meie tublisid noori siin välja tooma nimeliselt ja ütlema, kes kus töötas ja mis ametipostil kuskil KOV-i tasandil või kelle nõunik ta oli. Aga neid on ja nad esindavad tegelikult päris hästi noorte arvamust ja noorte probleemi ka praegu tegelikult nii erakonna tasandil kui ka kohaliku valitsuse tasandil. Mis puudutab Keskerakonna noori, et miks neid võiks nagu valida, on see, et me räägime vähe, aga me teeme rohkem tööd. Ja see ongi nagu meie omadus, et me järjepidevalt teeme tööd, et see ikkagi noored oleksid kaetud ja isegi kui me võtame näiteks Keskerakonna platvormi, siis noored andsid päris suure panuse sellesse, et sinna saaksid ka noorte teemad sisse. Ja kui mõelda selle peale, et igal ministril on nõunikust üks kesknoor, siis tegelikult ka ministri lauale jõuavad need noorte probleemid. Aitäh. Ma alustaks võib-olla ütlen, et ma igast noortekogus siin tean vähemalt ühte või kahte asjalikku noorpoliitikut, nii et mõne ikka leiate. Või võtame praeguse rohelist esimehe, kes natukene sohu vajunud erakonnast on suutnud teha aru saada moodustusi, mis liigub, esindab roheliste maailmavaadet. Et sellepärast ei pea muretsema. Aga küll ma ujuks natukene vastuvoolu ja ütlen seda, et mina küll ei lähe lihtsalt valima noort inimest sellepärast, et ta noor on. Et kui see noor inimene lubab kakskeelset haridussüsteemi või kahjustab meie energiajulgeolekut või tahab makse tõsta, siis mina teda ei vali. Et sellel ei ole mõtet. Et ma olen pikka aega töötanud Isamaa fraktsioonis Riigikogus, küll enam mitte. Ja ma võin öelda, et seal on keskealisi mehi küll, aga need keskealised mehed huvituvad küll noorte arvamusest. Et probleem ei ole selles, et need inimesed seal on. Tõsi on see, et noori võiks rohkem olla. Ja kui vastata küsimusele, siis meie nimekirjas seekord on 2 noort kandidaati. Nüüd ma täiesti häbiväärselt kinnitan stereotüüpi sotside kohta, et nemad ei oska arutada, sest ma ei mäleta peast, kui palju meil noori kandidaate, aga meil on noori kandidaate Kagu-Eestis, Tartus, Ida-Virumaal, Tallinna esimeses ringkonnas, Tallinna teises ringkonnas, Harju ja Raplamaal ja võib-olla keegi veel. No vähemalt 6 või 7 tükki. Aga kindlasti nende seas on nii tublisid kõrghariduse noori naisi kui ka IT-mehi, noormehi. On seal LGBT kogukonna aktiviste, on seal viipekeele aktivist, on seal väga palju häid inimesi, kes võitlevad ikka selle eest, et Eesti oleks parim paik kõigile inimestele kaasa arvatud ja ennekõike noortele. Ja selles mõttes mina küll ei tea, mis erakonnast Isamaa esindaja rääkis, et noored ikka meil on väga arukad, noored, kui tahavad tõsta makse, siis ikka selleks, et rahastada meie avalikke teenuseid, mitte niisama, et makse tõsta rõõmu ja lõbu pärast. Ja meil on ka noori inimesi, kes väga huvituvad energeetika valdkonnast, rohepöördest, nagu ka meie erakond, meie majandus- ja taristuminister kuulutas välja või tähendab, just kuulutab välja Eesti ajaloo suurima taastuvenergia riigihanke. See on väga hästi kõik tehtud ja meil on ka noori, kes on ministrite nõunikud ja ma usun, et mõnigi neist noortest pääseb Riigikokku. Jah, meil on kõikidest erakondadest kõige rohkem noori kandidaate, kui 30 kaasa arvatud, siis on 16 kandidaati, kui mitte, ehk kuni 29 kaasa arvatud, siis on 15 kandidaati. Ja miks, meil on muus erakond, meie noored, kellegi ministriku nõunikud ei ole veel, meil on noored antiikfilosoofia magistrantidest kuni ettevõtjateni, nii et selle 16 või 15 noore seast kindlasti leiate ka kellegi, kes nagu rohkem teile sobib. Ja miks meie noori valida? Me oleme hästi maailmavaateline erakond. Te teate, et kui te valite enam-vähem ükskõik millise meie kandidaadi poolt, siis ta esindab majanduslikult parempoolset maailmavaadet. Et seal ei pea nagu kartma, et keegi läheb sellest eemale, et meil on ja
meie erakonna niinimetatud vanad kandidaadid ka väga soovivad kuulda noorte arvamust, programmile on andnud sisendid noored ja noortega kogu aeg ollakse pidevas suhtluses ja soovitakse saada noortelt rohkem sisendit, et meie erakond on peab väga oluliseks noorte sisendit kogu enda programmi loomes ja ideedes. Väga hea, need, kes tahavad näha, kes siis on need kuni 30-aastased kandidaadid, leiavad selle info Eesti Noorteühenduste Liidu lehelt e4.ee/valinoor. Seal on kõigiga tehtud selline intervjuu, et saab nendega natukene paremini tuttavaks ja nende maailmavaatest ka paremini aru. Aga üks variant poliitikas osalemiseks või üldse ühiskonnas osalemiseks ongi see, et saad kandideerida. Teine on see, et saad valida ja me siit liigukski nii-öelda sellise valimisea langetamise teema juurde. Nagu me teame, siis täna 16 ja 17 aastat saavad hääletada kohalikul tasandil, kandideerida nad veel ei saa, aga kui me vaatame teisi valimisi, siis seal nad veel hääletada ei saa, kandideerimisest ka rääkimata. Kui me vaatame üldse nüüd laia pilti nii valimisea langetamisest kui kandideerimise langetamisest, siis mis on teie erakonna nägemus sellest? Jaa, ma ütleks, et see valimisea langetamine, et ta on veits nagu samast kategooriast nagu e-valimised, et seda kasutegurit on nagu väga raske näha. Et jah, tõepoolest, tänapäeval on noored teadlikumad poliitikast, aktiivsemalt osalevad selles, samas jäävad nad ikkagi sellelt aktiivsustaseme poolest ikkagi teistele vanusegruppidele alla minu teadmise järgi. Et lihtsalt ma ei näe seda kasutegurit või põhjust sellele. Nüüd, mis puudutab konkreetselt näiteks kandideerimisiga Riigikokku, siis ma arvan, et see on juba vestlus, mida me võiksime täiesti pidada, et ega selle vastu nagu mingit sellist põhimõttelist argumenti ei ole, aga et see valimisea langetamine, et ühest küljest on muidugi see ei näe seda kasutegurit, aga teisest küljest see, et tahame ikka veel demokraatliku süsteemi või režiimi veelgi totaalsemaks teha, et ikka keegi ei saaks selle eest põgeneda. Rohelised pooldavad nii valimisea langetamist kui ka kandideerimisea langetamist. Sellepärast, et nagu me oleme näinud, kui langetati kohalike omavalitsuste vanusepiiri, siis oli väga paljusid noori, kes läksid valima, mis sest, et see protsent on madalam kui võtame siis näiteks 40-aastastel või 30-aastastel, aga ikkagi nii paljud noored olid need, kes võtsid ennast kätte, käisid, kas tegid e-hääletuse või läksid siis koha peale hääletama ja kui meil on neid noori 16 ja 17 aastasi, kes tahavad valida, siis me oleme tõesti kindlad, et neil peaks olema see võimalus, sest et meie noored on targad, meie noored mõistavad poliitikat ja õhtu lõpuks see on noorte tulevik, mille üle otsustatakse. Kui meil on praegust, meil ei ole valimis nii-öelda ülempiiri, siis miks meil peaks olema nii kõrge alampiir? Miks me arvame, et 90 ja 80 aastased, kes lähevad valima, teevad adekvaatseid otsuseid, aga 16 ja 17 aastased ei tee? Nii et loomulikult see on miski, mida me peaksime langetama. Sama aga ma ütleksin kandideerimisvanuse kohta, et kui me vaatame praeguseid 18, 19, 20 aastaseid, nad on targad, nad on õppivad, nad paljud juba lähevad omandama kõrgharidust. Neil on olemas see kogemus, kui ma vaatan kas või enda erakonna noori ning enda siis noorteroheliste enda kolleege, kes ei ole veel piisavalt vanad lihtsalt, et kandideerida, aga kellel neil on olemas see ambitsioon, need kogemused ja ka need teadmised, et nad tõesti suudaksid midagi parandada ja midagi ära teha. Nii et me pooldame nii langetamist kui nii valimis- ja kui kandideerimislangetamist. Ja,
ütle. Jaa, lihtsalt kiiresti tahtsin öelda, et oleme selles mõttes ausad ja realistlikud iseendaga, et miks üldjuhul liberaalsed erakonnad toetavad seda valimisea langetamist, siis on ka selle tõttu, et see on neile endile väga kasulik. Selles mõttes, et muidugi noortele läheb peale see, kui antakse välja neile selline kuvand, et meie erakond, me oleme head, me oleme sõbralikud, me teeme elu paremaks, eks ole, kuidas sa ei saa mitte sellega nõustuda, paraku noortele läheb see kergelt peale. Ei no ma ütleks... Aitäh, head mõtted lähevadki noortele peale, aga valimise langetamisest reforminoored seisavad tugevalt selle eest. Täna erakonnal seal positsiooni ei ole, lihtsalt on see teema, selles mõttes ei ole seda pandud programmi, aga tegelikult seespool rääkides ei ole see olnud sellest, et oleks kuidagi vastu olnud või mitte, vaid lihtsalt seal oli võib-olla see KOV-i just valimisea langetamise näide, kus võib-olla seda eeltööd oli natukene liiga vähe tehtud. Et me kindlasti reforminoortena ka usume seda, et kui seda valimisiga langetada, et see peab olema tegelikult läbimõeldud tehtud ja ka tegelikult tänane süsteem, kus koolid väga kardavad poliitikat ja väga tõrjuvad seda ka üldse välja, et tegelikult see peaks muutuma ja peaks olema sellisem laiapõhjalisem ühiskonna õpetus ja kõik selline poliitsüsteemi õpetus. Et ühes asjas ma Einoga nõustun, et minu arust see kandideerimise langetamine on mõnevõrra nagu loogilisem samm esmasena just selle sama mõttega, et kui 18-aastane inimene on siis nii-öelda saab oma tegudest, saab teda võtta oma tegudest vastutusele, saab ta, ma ei tea, juhiluba omada kõik, mis iganes, et siis tegelikult on loogiline, et ta saab ka esindada oma rahvast Riigikogus. Eesti 200 samamoodi toetab valimisea langetamist ja samuti kandideerimisea langetamist. See kandideerimisiga selles meil on päris kindel, miks ta nii kõrge on, et me hakkasin süvitsi minema, kui sa oled täishäälne inimene, siis on sul õigus vähemalt proovida saada parlamenti, minu meelest see on sinu kodanikuõigus, ütleme niimoodi. Ja valimisea mõttes, kui viimastel valimistel langetati see 16 aasta peale, siis valimisaktiivsus 16 kuni 19 oli kõrgem kui 20 kuni 24. Ehk siis noored tegelikult on huvitatud poliitikast ja kui neil see võimalus antakse, nad seda kasutavad. Ja see meil üldiselt demokraatia mõttes on see hea käik, mida varem sa seda hakata hääletama, seda tõenäoliselt sa hiljem hääletad, kui sa juba korra käid, siis muutub see sul juba nii-öelda rituaaliks. Et meil on valimisaktiivsus Euroopa mõttes on okei, aga võiks olla veel parem. Seda rohkem inimesi hääletavad, seda rohkem on see valitsus omane meie riigile ja rahvale. Ja see, et mis selle kasutegur on, see ongi see, et siis noored inimesed saavad ka enda hääle kaasa anda ja kui nad hääletavad liberaalsete erakondade poolt, see on see lihtsalt nende valik ja läheb neile peale. Nii ma võiksin öelda, et noored ei vali ainult liberaalsed erakondi, et nad valivad ka midagi muud, et vastavad sellele, et mis on nende maailmavaated. Aga mis puudutab seda valimisaktiivsus, siis tegelikult üldse valimisaktiivsus, kuigi Hendrik siin ütles, et on okei, siis mina ütlen, et tegelikult see on probleem, sest meil hääletab KOV-valimisel natukene üle 50%. Mis tegelikult on põhimõtteliselt nii, et iga teine siit ruumist võib-olla ei käi valimas. Muidugi ma usu seda, sest siia on ikkagi noored kogunenud, keda poliitika huvitab. Aga probleem ongi selles, et tegelikult vahet ei ole, kas sa oled vana, noor, keskealine. Probleem on selles, et nad ei käi valimas. Ja tegelikult sellega tuleb tegeleda, et kuidas siis inimesi saada valima ja kuidas tõsta nii-öelda seda usaldusväärsust poliitika vastu üldse. Sest tihtipeale poliitikat kuidagi assotsieeritakse niisuguse räpase tööga, kus on mingisugused intriigid, kus on mingisugused altkäemaksuprobleemid ja nii edasi. Et tegelikult ongi see teema, et see distantseerib inimesi üldse sellest, esiteks sinna üldse kandideerima, sest tegelikult see on raske koht, kus olla. Poliitika ei ole siuke kerge elu, vaid sa pead ikkagi töötama, sa pead olema laiahaardeline ja kui me räägime sellest, et Riigikokku pääsev inimene, ta peab tegelikult
mõistma mitte ainult väga kitsat teemat, et näiteks hariduspoliitikas mul on ekspert, vaid sa pead olema laiahaardeline inimene, et sa saad rääkida kõikidest teemadest, mis sinu lauale tulevad, sest seadusandlust võetakse vastu kõikides eluvaldkondades ja kõikide teemadega tuleb seal nagu olla sina peal. Et siit võib-olla on ka see, et miks see nagu see tase ongi pandud, et alates 21 saab Riigikogu kandideerida. See, kas ta võiks olla nüüd 18, ma arvan, et ta võiks ikkagi olla 18, sest kui sa ikkagi 18-aastasena võtad selle vastutuse ja kui sinul on ikkagi oma toetajaskond, kes ikkagi valivad sind sinna Riigikokku, siis sa saad ka tegelikult anda oma sõnumi edasi Riigikogus. Ja täpselt samamoodi sa teed seda ka KOV tasandil, kui sa oled volikogus, siis sa tegelikult esindad enda valijaid. Aitäh. Ma teeks samasuguse silmamoondustriki nagu Doris tegi, et räägin alguses, et erakonna programmis pole kirjas, on ju, aga noored toetavad, et see on, ma olen neid arutelusid palju kuulnud, et umbes niimoodi ta reeglina läheb, et selles nagu müts maa roheliste ees, kelle programmis on sõna-sõnalt kirjas, et nemad sellisesse toetavad. See, mis puudutab seda valimisaktiivsuse küsimust, et see ei ole minu meelest selline argument, et me võtta ükskõik mis valimised, lähme võtame kuskil Kapa Kohilas, vaatame, et seal, kes valimas alla poolte kodanikest, et see ei tähenda, et me nüüd peaks valimisõigust ära võtma, on ju. Et see argument eriti ei lenda. Et iseenesest on nagu hea, et võimalikult palju inimesi osaleb otsuste kujundamisel. Probleem on see, et kui me seda valimisiga langetame, siis seda juurde 20 000 valijat umbes, aga valijaid meil kokku on 660 000 umbes. Et see ei oma erilist mõju. Et seetõttu ongi see kandideerimis ja langetamine mõistlikum moment, et see võib-olla toob mõne noore sinna nii-öelda tipp-poliitikasse juurde. Üks asi, millest üldse ei räägita, lendas radarad läbi, oli, et 3 aastat tagasi Euroopa Liidu siis oli kodanikualgatuse direktiiv, käis Riigikogust läbi, kuna me siin majas, millega langetati siis nende petitsioonide iga 16 eluaastale. Mis on iseenesest märgiline, Eesti ühiskonnas eriti tähelepanu ei saanud, aga te juures, et kui me tahame Euroopa Liidu ülest mingist algatust teha, siis täna piisab sellest, et saad 16. Et minu meelest need sammud on ka väga olulised ja me peaks neist rohkem rääkima. Nii, tahaksin kinnitada, et sotsiaaldemokraadid toetavad nii õigust, nii valimisea langetamist, nii passiivse valimisõiguse langetamist kui ka aktiivse valimisea õiguse langetamist. Ehk teisi sõnuga me toetame seda, et inimesed saaksid nii kandideerida noorematena, sest tegelikult kui me ütleme, et valija ei tohi valida alla 21-aastast inimest. Mida me ütleme? Me sisuliselt ütleme, et me ei usalda valijat, äkki ta valib liiga noort inimest, äkki ta valib mingit lolli. Vabandust, valija on juba valinud selliseid inimesi, kes käivad gaasimaskides Riigikogus ja võib valida neil valimistel inimese, kelle jaoks pole vahet, mis värvi lipp Pika Hermanni tornis ripub, otsas ripub. Selles mõttes valija võib valida, keda ta tahab ja valija ise otsustab, valija on tark. Vähemalt peab ennast targaks. Ja keskmiselt ongi tark. Aga kui rääkida valimise häälitamisõigusest, siis kindlasti, nagu Isamaa esindaja tõi välja, me räägime umbes 20 000 noorest, kokku valijaid üldse valijate registris on üle 900 000 tegelikult, käib neist valimas 600 000. Et me räägime sellest, et paar protsendikest juurde valijaid tuleb. See ei ole mingi liberaalne vandenõu, see ei muuda valimistulemust, palun vabandust, aga see toob noortele võimaluse käia valimas, sest tegelikult me räägime 16 ja 17 aastastest noortest. Need on noored, kes reeglina suviti töötavad, mõned töötavad ka terve aasta õpingute kõrvalt. Need noored, osad neist esindavad Eestit rahvusvahelistes spordivõistlustes. Kui nad õpivad keskkoolis, gümnaasiumis, siis nad võivad esindada Eestit rahvusvahelistest aineolümpiaadidest, ja nii edasi. Me räägime tublitest Eesti inimestest, kellest paljud töötavad, paljud maksavad makse ja oskavad küll oma peaga mõelda, miks me ei tohi neil lubada valimistel käia. Nad küll langetavad mõistliku valiku. Vähemalt mitte niivõrd ebamõistliku nagu mõned valijad, kes valivad neid, kelle jaoks ei ole vahet, mis värvi lipp meil Pika Hermanni torni otsas ripub.
selle pika jutu peale lihtsalt, et aga ometigi pole sotside programmis selle kohta sõnagi kirjas, on ju, et see on nagu hea näide. Aga üks asi, et neid ettepanekuid on hästi palju, et kandideerimisiga, valimisiga. Lisaks on meil Isamaa Reformierakonna programmis on näiteks KOV valimisseaduse muutmine, mis eeldab siis hääleõiguse äravõtmist näiteks Vene kodanikelt, et arvatavasti järgmine Riigikogu koosseis näeb sellist vähemalt üht suurt töögruppi või toimikonda, mis hakkab arutama põhiseaduslikku remonti, et meil ei ole mõtet iga aasta parandada ühte põhiseaduse paragrahvi, vaid siis teha kõik ühe korraga. Jah. Asi ei ole tarkuses, meil on väga rumalaid keskealisi ja meil võib olla tohutult säravaid 14-aastaseid, nii et see ei ole see asi, aga inimene peaks olema enne juhtinud iseenda elu, kui ta hakkab rääkima kaasa riigi juhtivates küsimustes. Et tihti ka noored kippuvad olema lühinägelikud, sest et nad lihtsalt ei ole näinud iseenda tegudele ja teiste inimeste tegudel piisavalt palju tagajärgi. Sa oled lihtsalt, kui sa oled 16-aastane, sa lihtsalt oled vähem elanud, sa ole rohkem kogenud lihtsalt aja möödumist. See kontrolli veel iseenda elu, siis ei, kui sa seda ei ole veel teinud, siis sa ei peaks rääkima kaasa sellest, et mis meie riigis võiks seadusandlusesse minna, mis mitte, kuidas meie riiki tuleks juhtida. Päriselt lühike kommentaar. Palun vabandust, aga meil on noored, kes ka 30-aastastena elavad vanemate juures, äkki keelame neil ka valimas käia? Hästi lühike kommentaar on ühe lausega. Eestis on nende noorte osakaal, kes elavad 30-aastaselt oma vanemate juures peaaegu olematu. Ja see on tänu sellele, et meil on väga hea nii-öelda konservatiivne eluaseme poliitika, mis väärtustab kodu omamist ja kodu soetamist. Tõrisel oli ka kommentaar? Ma arvan, et selles mõttes see natukene läheb sellise vaba demokraatia vastu, et kui me ütleme, et inimesel ei ole kogemust, inimesel ei ole, ma ei tea, haridust või ei ole, et tegelikult ta on esinduskogu, et minu arust see argument siin debatis nagu ei päde, et pole kogemust. Et see kogemus on üks asi, aga kui me juba hakkasime siin valimisiga langetama, siis langetame ka näiteks alkoholi ostmisiga, langetame näiteks suitsu ostmisiga ja langetame võib-olla ka juhi luba omadusiga, nii et me võime kõike langetada, aga kes siinsetest, kes istub ja ütleb mulle, et just see iga on see, kuhuni me langetame, et äkki 10-aastane jõuab ka midagi mõelda ja öelda või... Eesti 200 on abielumist hoopis. Et selles mõttes, et see langetus ja üldse mingisuguse muutuse nagu sisse toomine, selleks peaks olema tegelikult ühiskondlik surve ja ma arvan, et see ühiskondlik surve peaks olema just nendelt, kes on 16, 17 ja 18 aastased, et nad tulevad ja ütlevad, et nüüd meie tahame valida Riigikogu või nüüd me tahame kandideerida Riigikokku. Kuni seda ei ole, siis ma ei usu, et nüüd Riigikogu hakkab seda menetlema, et kas seda langetada või mitte. Sandrale ja siis Markile sõna kommentaariks. Meil on väga palju erinevaid vanuseid selleks, et teatud noori, teatud vanusest ei saame võtta ka kriminaalkorras vastutusele. Need vanused on sinna põhjusega pandud ja mis näiteks, kui võrrelda siis alkoholi joomise vanusega, piirvanusega, siis mina näiteks arvan, et õlle joomine on vähem oluline tegevus, kui valida ja rääkida kaasa Eesti riigi juhtimises. Sotsiaaldemokraadina peame välja tooma, et meie ei taha ei seda, et noored jooks, ega ka täiskasvanud jooks, sest meie üks endisi juht Jevgeni Ossinovski on tõstnud alkoholiaktsiisi ja siis Keskerakond, EKRE, Isamaa on seda langetanud ja kõik hakkanud rohkem jooma, see on väga halb. See on see, et jooge Lätis. Ja ma täpselt sama tahtsin öelda nagu Karl Sander, see, et te tõstsite aktsiisi, aga sellest inimesed vähem jooma ei hakanud. Nad käisid lihtsalt Lätis, ostsid Lätis endale varud sisse ja siis sõid nii palju, kui nad tahtsid seda. Nii et sellest, et sina tõstad siin meil Eestis aktsiisis, ei tähenda seda, et inimesed hakkavad vähem jooma. Okei, aga liigume edasi, arutelu hakkab väikselt tekkima. Kui me vaatame Eesti Noorteühenduste Liidu platvormi, mis koondas siis kokku noorte ootused Riigikogu valimisteks, selline üks punkt, mida ei ole ühegi erakonna platvormis, mis puudutab sellist kodanikuharidust ja noored ise ütlevad, et selline ühiskonnaõpetuse tund peaks hakkama juba 7. klassis, selle maht peaks olema suurem, et nii-öelda mitte saada need pädevused, et valida, aga üldiselt saada aru, kuidas ühiskond toimib, olla seal aktiivne kodanik, seda peaks olema rohkem.
kui me räägime näiteks valimis- ja üldse sellisest langetamisest, noorte osalusest, kui me vaatame näiteks Austriat, kes on selle langetamise ära teinud, neil on ju ka väga palju tugevam selline kodanikuharidus, noored käivad rohkem valimas ja selle peale ma tahaks küsida, et kas te näete, et tänases formaalhariduses eelkõige, mis puudutab siis sellist kodanikupädevust andmist, on kõik korras või seal tuleks midagi muuta, kui tuleks midagi muuta, siis mida? Ma võin siin sõnavõttu võtta, et ma olen ise õpetaja ja ma arvan, et tegelikult meil puudub koolides niisugust asjast nagu väärtusõpetustest kui sellistest, et kõik asjad nagu kliimateemad, kõik need valimistel käimised, tähtpäevade tähistamine, kas või see, et meil tuleb nüüd varsti väga, väga tähtis sündmus on ju lipu heiskamist ja muud asjad, et tegelikult nendest väärtustes on tänapäeval puudus, et miskipärast need teemad enam ei lähe noortele nii palju peale, kui need vanasti olid. Ja ma võin kõlada natuke konservatiivsena siin, aga nii paraku ta on. Et ma arvan kindlasti, et midagi tuleb muuta haridussüsteemis, siis kõik sellised muutused on võimalik teha läbi haridussüsteemis, siis kõik noored või kõik inimesed läbivad selle hariduse omal ajal läbi ja nad saavad selle sealt nagu kätte. Et kindlasti meil on võimalik hästi palju teha läbi hariduse. Et see, et kellelgi X asja ei ole programmis, ei tähenda muidugi seda, et ükski meist ei tahaks seda arutelu algatada. Põhimõtteliselt tasemel ma arvan, et nii mina kui ma arvan, et ka erakond oleks sellega nõus, et selline kodanikuharidus mingi ühes või teises vormis tuuakse sisse. Samas väärtusõpetus on juba teine. Mina olen ainuke selline, kas ütleb maailmavaates, et kindlasti laetud väärtus kasvatus peab olema nii-öelda isamaalisuse kultiveerimine noorte seas. Aga see selleks. Aga tõepoolest, et kui mõtleme kodanikuharidus, mis see võiks olla, et siis nii-öelda õpetada noortele, kuidas siis nii-öelda olla vastutustundlik kodanik, õpetada, ma ei tea, selliseid praktilisi oskusi, mis puudutavad eriti sellist ühiskondlikku aktivismi või aktiivsust, et ma ei tea, allikakriitika või hea argumenteeritus. Kusjuures see praegu seisukoht, ma tean küll, keegi hakkab vastu vaidlema selle kohta, aga see asi ei ole erakonnas, see peaks nagu igaühel olema väärtuseks. Aga mina näiteks hea meelega paneksin ühiskonnaõpetusse kohustuslikuks kirjanduseks kas või Ülo Vooglaiu Elanikust kodanikuks. Et absoluutselt see on väärt algatus muidugi ENL-i platvormis, et ma arvan, et see arutelu kerkib esile siin järgmise 4 aasta jooksul. Üks täiendus, et kui mälu nüüd ei peta, siis neljapäeval on Vabariigi Valitsuse kabinetis on nii-öelda riiklikud õppekavad, kus nii-öelda võrreldes varasemaga on rohkem neid samad väärtuspõhised teemasid, et seda sama eesti kultuuri, keelt ja nii-öelda isamaalist kasvatust, mis on oluline. Ja lisaks siis seesama kohustuslik riigikaitseõpetus, mis puudutab neid, koolis on reeglina, kui lugeda erakonna programme, kui seal on, mida peaks kõik koolis rohkem õpetama või sama survegruppidama, siis kõik alati ütlevad, et seda peaks olema rohkem, teist peaks olema rohkem, aga seda, mida ära võtta, ei ole. Ja kui me võtame seda sama õppekoormust, siis on päris probleem, et ma ise andsin ajalugu ühes Tallinna koolis samal hetkel, kui sõda Ukrainas sai suurema jätku. Ja selleks ei olnud vaja eraldi ühiskonna õpetuse tunde, et rääkida toimuvatest protsessidest. Et seda oli võimalik, samal ajal me rääkisime Vana-Vene riigist ja väga hea oli siis sisse võimida ka seda tänane olukord seal. Et pigem peaks vaatama sinna suunas, et oleks rohkem integreeritud õpet, et me suudame erinevates ainetundides siduda siis reaalseid elulisi kogemusi, olgu siis ajalugu ühiskond või sama matemaatikas saab sisse põimida olukorda ettevõtlusest, investeerimisest, kõigest muust, et tegelikult piiriks on see õpetaja loomingulisus ja kui need, kes on lugenud riikliku õppekavu, siis tegelikult Eesti üks suur pluss on see, et õpetajatel on jäetud suhteliselt vabad käed.
et riik ei anna igat sentimeetrit ette, mida sa läbima pead, vaid on küsimus, kuidas õpetaja selle lahendab. Ja seal on lahendus siis oma õpetajate täiendkoolitused, õpetajate motiveerimine läbi palgatasude ja karjäärimudeli, et nad sooviksid mõelda kaasa selles suunas, kuidas tunnid õpilaste jaoks põnevamaks teha. Ma ütleksin, et ühiskonnaõpetus on üks siuke teema ja üleüldiselt riiklikud õppekavad sellistel teemadel on üks asi, mida küll meie programmis otseselt praegust hetkel veel sees ei ole, aga meie noortel on see väga hingepärane, kui me praegust vaatame seda, kuidas tegelikult meie noortel on väga palju võimalusi, alustades Erasmusest, lõpetades, kui tahetakse näiteks minna kas või kõrvalkooli, mis ei ole siis samakeelne, mis on nende enda kool, et siis kogeda nii-öelda keelekümblust, siis need võimalused on olemas, paljud noored ei tea nendest. Arvatakse, et kas võtame näiteks ühiskonnaõpetajad, klassijuhatajad räägivad, ei räägi. Üks asi, nagu praegust just ka välja toodi, on see, et riiklikud õppekavad jätavad õpetajatele väga suure nii-öelda siis võimaluse olla siis mõelda ise asju juurde, kuidas neid õpetada. Aga samas ma arvan, et on asju, mis peaks sinna lisama, kuna meil on siis olnud ka noortekogus praegust teemaks, et näiteks selgitada noortele, kuidas näiteks töötab päriselt majandus, kuidas töötab päriselt ühiskond, sest et praeguse seisuga on see, et me teame koolis, et mis on presidendi ülesanded, mida teeb Riigikogu, aga me ei tea päriselt, kuidas nii-öelda elu töötab, et see on miski, mida peaks siis koolis suunama selle peale, selleks, et noored saaksid suurema ülevaate sellest, kuidas päriselt miski välja näeb, et nad ei peaks seda ise otseselt nii-öelda kogema. Ma kohe annan sulle sõna. Aga ja loomulikult on ka see, et ma arvan, et tegelikult ma ei taha kõlada nüüd siin kohutavalt konservatiivselt, aga just nagu ka kallis kolleeg Keskerakonnast tõi välja, et ongi sellised need riigipõhised väärtused mingil määral, et meil on väga paljud noored, millal ei tea, millal on Eesti taasiseseisvumispäev. Ja sellised asjad, millest peaks tegelikult koolis rääkima, aga lihtsalt kuna õpetajad keskenduvad teistele asjadele, siis need jäävad kõnetamata. Ja üks asi, mis on selle väga palju selle taga, on lihtsalt see, et õpetajad ei ole motiveeritud, sest et see õpetajate palk on väike. Ja meil oleks nii palju seda teha, kui me lihtsalt hakkaksime tõstma õpetajate palku. Jah, aitäh, et see, kuidas õpetajad, kuidas elu või ühiskond päriselt toimib, see on juba, selle mõtestamine varieerub nii inimesest inimesse, et piltlikult öeldes, kumba Machiavelli teost sa eelistad, kas valitsejat või diskursuseid? Doris, ma kohe annan sulle, ma ruttu annan siukse väikse vastukommentaari, aga just, et anda siuke üleüldine väljavaade, et ongi, et ma ei tea, kuidas näiteks jagunevad Eestis erakonnad, kes on rohkem parempoolsed, kes vasakpoolsed, kes liberaalsed, kes konservatiivsed. Sellepärast, et praegust on paljud noored isegi ei saa aru, et näiteks parempoolsus ja liberaalsus, et vasakpoolsus ja liberaalsus ei ole sama asi. Need ei pruugi olla, sa võid olla väga parempoolne inimene, aga samas sa võid olla ka täiesti liberaalne, et need ei ole nii-öelda. Et ongi täpselt, et see nagu tutvustada noortele seda mingit, seda nagu vaatevälja, kui ma nüüd sõnastasin seda õigesti. Ja ma arvan, et igal juhul tuleks seda õppekavade ülesehitus reformida. Meil on ta programmis üldsõnaliselt sees. Selle all tegelikult peetaksegi silmas kogu seda kodanikuharidust, riigikaitseõpet ja kindlasti ka tegelikult majandusõpet gümnaasiumites. Et ma siinkohal olen eelkõnelejaga nõus, et see, et meie noored tegelikult võib-olla ei tea, miks kogutakse makse, mis nendest maksudest saab ja kõik see, et tegelikult, mis me ju 5. märtsil otsustame, on see, otsustame selle seltskonna, kes hakkab meie maksude üle siis otsustama, et kuhu need maksud lähevad. Et kindlasti seda majandus nii-öelda teadlikkust on vaja noortele rohkem juurde. Et see on meil üks selline asi programmis ka noortel sees ja kaudselt sees ka erakonna programmis. Ma olen selles küsimuses Karl Sandriga väga mitmes kohas nõus, et me ei saa kõiki asju panna kooliprogrammidesse, et seal on kindlasti väga palju teadmises, kas ütleme näiteks ringmajanduse osas või üldse kliima osas peaks väga palju teadmised tõstma ka noorte tasemel ja läbinisti, aga see, et riiklikult ette kirjutatakse kõik asjad, mida peab koolis õppima, ma arvan, et see ei ole päris õige.
siin pigem on, küsimus ongi õpetajate kvaliteedis, et see, et millal see aine toimub, ma arvan, et see ei ole ka väga kriitiline, aga just see, et kui see õpetaja on piisavalt entusiastlik ja teeb sulle selgeks, mis kaal on sellel, kas sa lähed valima või mitte, siis see jõuab kohale. Et mul oli väga ühiskonnaõpetuse õpetaja ja meil kõik klassikaaslased läksid hääletama esimesel võimalusel, sest meil tehti selgeks, mis endale kaasa toob. Ja selleks, et neid häid õpetajaid saada, siis tulebki investeerida rohkem haridusse, teha õpetajate karjäärimudel ja tõsta palkasid. Et selles osas ma olen väga ühel meelel. Ma lihtsalt, see ühiskonnaõpetus on oluline, aga ma arvan, et see maht ei ole küsimus, see pigem ongi see, et kuidas see õpilastelt kohale jõuab, mis seal see sisu on. Ja kui me räägime siin eliitkoolidest, siis ma arvan, et eliitkoolides on asi pigem hästi, kas või praegust valimiste ajal näeme, et eliitkoolid kutsuvad poliitikuid rääkima, mis on hea, tutvustab me kooli õpilastele, mis nende programmid on, aga pigem ongi, ma arvan, küsimus rohkem maakoolides, kus õpetajate kvaliteet paratamatult on läbilõikelt kehvem, et sinna oleks vaja rohkem tähelepanu pöörata. Et ma kuulsin siin mitmelt poolt, et seda aega on vähe, et ma küll ei ütleks, et 12 aastat on kuidagi vähe, et 12 aastat on päris pikk aeg. Ja selle 12 aasta sees on tegelikult hästi palju siukest mõttetut aja raiskamist, kus lihtsalt venitatakse tunde, venitatakse seda õpet, on ju, et lihtsalt kui me mõtleme selle peale, et kuidas meie klassiruum nägi välja 100 aastat tagasi, siis ta väga palju muutunud ei ole. Et me peaksime rohkem minema sinna suunas, et meil see õpetamine koolides muutuks huvitavamaks, muutuks rohkem elule lähemal olemiseks, et inimesed ikkagi indiviidina võtaksid seda vastutust ja indiviidina mõtleksid natukene laiemalt. Et meie haridussüsteem on ikkagi tollest ajast saati, kui oli tööstusrevolutsioon ja oli meil vaja inimesi, kes lihtsalt teeksid mingit tööd. Tänapäeval on meil see maailm palju muutunud ja inimene peab nagu ka poliitik tegelikult olema laiahaardeline ja see silmaring peab olema palju suurem. Mis puudutab nüüd õpetajaid, on ju, et kas õpetaja on entusiast või mitte, et siin tegelikult vahet ei ole, et kui palju sa seda palka tõstad või mida sa teed. Mõni inimene on õpetajaks sündinud, ta oskab seda väga hästi teha ja tema tunnid on huvitavad, teisel inimesel ei ole. Selleks, et neid häid õpetajaid saada koolidesse, et selleks ongi tegelikult seda palka teha konkurentsi võimeliseks, et need õpetajad, kes tegelikult on sellise karakteriga, et nad tuleksid kooli tööle, sest nagu me teame, iga inimene tahab endale kodu rajada, et oleksid kõhud täis ja riided seljas ja sellepärast ongi tegelikult vaja seda ka palka kindlasti tõsta. Hästi kiiresti, et see, mis ma enne rääkisin, et tunnis on palju asju, mis on täiesti täielik ajaraisk, on ju, aga mitte ühtegi konkreetset näidet ei tule. Et see ongi see poliitilise debati tase, on ju. Et mina, et see, et sa ütled, et seal on palju aja raiskamist, aga ei suuda öelda, et kas sealt siis kärbime matemaatikat, füüsikat või rootsõpetust, mida iganes, on ju, et see ongi probleem, et tegelikult öelda, et kust mida ära võtta, et neid lahendusi ei maini mitte kunagi keegi. Ja mina, selles Eesti õpetajaid väga kiidan, et kui me võtame samad PISA-testid või kõike muud, et siis Eesti just nimelt sellega, et me ei ole läinud täiesti seda libisevat nõlva meid alla, et meil on mingid standardid, me oleme hoidnud mingid nõudmisi ja osaliselt ka seda vana koolisüsteemi on toonud meile selgelt mõõdetavalt paremad tulemused kui mõnes teises riigis. Et jah, me peame ajaga kaasas käima, aga seda, mis on hästi, ei tohi üle parta visata, vaid seda tuleb ka alles hoida. Sotsidele parempoolsetele sõna ja siis siin on rohelised ja Keskerakond järjekorras. Jõudsid vastata, mina olen nüüd esimest korda. Esiteks, mina ja sotsiaaldemokraadid täiesti toetame seda, et meil oleks rohkem ühiskonnaõpetuse tunde. Minu meelest võiks olla seal ka finantskirjaoskuse tunde nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis. Aga jah, kui küsimus on, et noorte laste õppekoormus tõuseb liiga suureks, siis üks lihtne lahendus oleks see, kui me kaotaksime kodused ülesanded ja kui me langetaksime valimisea 10 eluaastale, siis sotsid võidaks valimised selle lubadusega.
Ja siis tekibki noortel rohkem aega muidu aastal selleks, et igasugu asju alates alkoholist juba õppida. Nüüd, mis puutub õpetajatesse, kui me suurendame riiklikku tellimust õpetajate õppekavadel, siis me saame ka rohkem õpetajaid koolidesse tuua, no jälle see on raha küsimus, ja siis me saame ka vähendada klasside suurust, siis äkki tunnid ei ole enam niivõrd igavad, sest kui on 30 õpilast, siis võib-olla mõnel õpetajal on raske seda tööd teha, kui on 15-20, siis on parem. Ja mida ma veel tahtsin öelda, teised nii palju rääkisin, ma unustasin. Kohe, üks hetk. Okei. Kõik ei saa tõesti anda koolidele taha, et me ei saa toppida koolide õppekavasid täis absoluutselt kõige võimaliku lahedega, mis kindlasti oleks väga oluline ja lahe, kui kõik õpilased seda õpiksid, aga ei saa lihtsalt teha. Siin on võib-olla ka koht, kus erinevad noorteühendused ja noortekogud saaksid võib-olla panustada rohkem sellesse, et noored päriselt oleksid osa neist. Et võib kas teha endale paremat reklaami, tõsta noorte teadlikkust, oleks kas üks kindel koht, kus on sul kõik võimalikud Eesti noorteühendused, noortekogud koos ja teha niimoodi, et meil keskmiselt oleks iga Eesti noor vähemalt ühes selles. See oleks kõrvalt vaba ja veetmise ajal üks koht, kus ta saaks ka siis ühiskondlikku haridust endale rohkem tõsta, mis oleks kooliväline. Ja teised tõesti rääkisid kaua. Mul ei tule meelde enam. Või tule siis vahe lisada? Nii, mul tuleb hästi niisugune kiire vahe teema, et ennem küsisid, et kust seda ära võtta. Seal on hästi lihtne vastus. Meil on nii palju dubleerimist ja kordust koolis. Võtame näiteks matemaatika. Ma õppisin 7. klassi, kuidas joonistada parabooli 9. ja nüüd uuesti 11. ja 10. Meil on, kui me võtame selle kordamise ära, meil tegelikult jääb nii palju tunde üle, et me saame sinna panna ilusti vahele kui mingeid teisi aineid. Jah, see on kõik, aitäh. Nii, Ismail, Mark, Doris, Karl, Sander ja Sandra. Et ma tahtsin Karlile kiire repliigi teha, aga et siin läks ringiga. Et tegelikult et see, mis rohelised ütlesid, et üks on see kordamine, on ju, kus saaks seda juurde. Teine kommentaar oli selle kohta, et Eesti on PISA testides seal tipus, tegelikult ka Soome on seal tipus, on ju, aga Soomes on õpilased palju õnnelikumad kui Eesti õpilased, lihtsalt sellepärast, et neil ei ole kodutöid. Et kodutööd on see, mis tegelikult meie õpilased õnnetuks teevad. Kool on õppimiseks ja kodu on tegelikult muude tegevuste jaoks. Lihtsalt hästi kiiresti vahel, et muuseas, kui vaadata seda maailma õnnelikkuse indeksit, on ju, siis üllatus, seal on ka eestlased tagapool kui soomlased. Ja kummagi täiskasvanu pole kodutöid, et see ei ole väga hea seletus. Äkki ma viimasena lähen. Jaa, minu arust Sander tõi väga hea punkti siin välja just selle mitteformaalse hariduse poole pealt, et olles ka ise töötanud varasemalt noortevaldkonnas, siis tegelikult see mõte ja idee on väga hea, aga lihtsalt tänane reaalsus on see, et meil on noored, keda me ei saa, kes on need noored, keda me ei saa mitte mingit pidi kätte, kelle ainus kontakt ühiskonnaga põhimõtteliselt ongi kool, ongi kohustuslik kool, et see on üks mõttena siia juurde lihtsalt. Võtame Marki viimase kommentaari. Viimane kommentaar, et lihtsalt tuua kokku võtta selle diskussiooni. Ma kuulasin teisi, ise ütlesin, et tuleb midagi sisse viia, aga tegelikult meil ka räägiti sellest, et väärtusõpet tuleb tõhustada, tuleb kriitilist mõtlemist tõhustada, aga olgem ausad, tänapäeva noored oskavad kriitiliselt mõelda ja neil on väärtustega kõik korras. Totalitaarses okupatsioonirežiimis üles kasvanud praegused vanurid oskavad palju halvemini kriitiliselt mõelda kui keskmine noor. Ja mõned siin ei kandideeri, mina teen valimiskampaaniat Ida-Virumaal, see jama, mis ma seal kuulen mõnikord. Noorte suust ei kuule, eakate suust. No selle valguses ma ütleksin küll, et meie noortega kõik on korras ja võib-olla me ei peaks niivõrd mornilt siin rääkima, et sellest on vähe, selda on puudu ja nii edasi. Küllap noortega kõik on korras. Okei, noortega on kõik korras, aga kuidas on osalusvõimalustega? Meil tegelikult on Eestis noortel väga palju erinevaid viise, kuidas saab osaleda, ma ei tea, kohalikul tasandil läbi noortevolikogu, viimasel ajal, kui ütleme ministeeriumite juures noortenõukogud, aga on teil mingid ideid, milliseid osalusvõimalusi võiks noortel veel olla?
Mina pakuks välja seda, et kuna arvestame sellega, et neid võimalusi tõesti on palju, loetlesid siin mõned, et mina leian, et võiks võtta sellise suuna, et me võimendame neid olemasolevaid. Et see on nüüd muidugi natuke soovmõtlemine sellepärast, et Eesti pole Norra. Et Norras on näiteks niimoodi, et ka näiteks poliitilised noortekogud saavad otse riigipoolset rahastust oma tegevuseks. Et tõesti, meil Eestis on palju piiratum eelarve, aga et midagi analoogset, et kas siis nii-öelda materiaalse toetuse, mis üldjuhul on kõige efektiivsem, aga võib-olla mingil muul moel siis tuua kas siis erakondade noortekogusid või siis mingeid noorteühendusi koondavaid struktuure nagu ENL on või siis noortevolikogusid lihtsalt nende positsiooni tugevdada, neid rohkem toetada. Ma arvan, et see võiks olla esimene samm. Mõttekaaslaste grupp suudab ühiskonda muuta küll, on ju. Et sama, mis ENL teeb, need samad ministeeriumid nii-öelda nõukogud on ju need samad, mida teha poliitilised noorteühendused, et sest kõigest on abi, aga tegelikult me ei räägi ainult sellest, et noortel on osalusvõimaluse puudus. Kui me võtame Eesti ühiskonna tervikuna, siis tegelikult me räägime Eestis sellisest kodanikualgatuste põuast või meie kodanikuühiskond on tegelikult väga nõrk, kui me võrdleme lääneriikidega. Ja see ei ole ainult noorte probleem. Et kui me võtame 80. lõppu, 90. alguse, on ju, et kõigil oli nagu mingi missioon ja võitlus, siis praegu just kui kõik jooksevad oma rada, on ju, ja suuri asju ei sünni, et siis me võime siin, ma ei tea, EKRE kirub seda nii-öelda salki, on ju, ja siis liberaalid kiruvad saptki, aga see on nagu, need on reaalselt antud hetkel Eestis 2 kõige võimekamat nagu kodanikuühendust ja see ütleb nii mõndagi, et meil on kõvasti tööd teha. Ja see ei ole mitte küsimus selles, et palju haridusministeerium või riik kuskile raha topib, vaid see sama, et meil on tegelikult juba 30 aasta jooksul on tekkinud piisavalt palju erakapitali, et tegelikult meil oleks suutlikkus teha tugevaid mõttekodasid praksise kõrvale või sama nii-öelda projektipõhised eesmärke ellu viia. Ma ütleksin, et mulle väga meeldis tegelikult see, mida Eino ütles, et suunata näiteks ongi otse riigilt raha näiteks noortekogudele. Olles just käinud Rootsis, enda siis Rootsi kolleegidel, Rootsi noorteroheliste külas, ma nägin seda eelarvet, mis on neil, kuna nemad saavad riigilt otse rahastust. Siis nii-öelda selle põhjal, palju neil on liikmeid. Ja võrreldes siis seda nii-öelda meie rahastusega, siis ma ütlen täitsa ausalt, mul jäi kapp lahti, istusin seal suu maani, mõtlesin, kuidas see küll võimalik on. Aga üks asi on see, et tegelikult meil on Eestis väga-väga head võimalused, kuidas noortel ja üleüldiselt ka muudel, ka teistel kodanikel, kuidas olla aktiivsed. Lihtsalt probleem on selles, et nendest ei teata. Paljud noored ei tea, et nende piirkonnas on näiteks noortevolikogu või ei teata võimalusest liituda siis nii-öelda poliitiliste noortekogudega. Ja kui pigem keskenduda siis sellele teavitustööle, et noored oleksid teadlikud oma võimalustest, et nad teaksid, et neil on näiteks võimalus minna osaleda Erasmuse projektides ka siis, kui nad õpivad alles põhikoolis, ilma selleta, et nad, kuna väga paljud noored lihtsalt ei teagi oma võimalusi, et siis pigem just keskenduda selle teavitustööle, et meil otseselt ei ole isegi vaja luua midagi uut, või lihtsalt kasutada ära neid võimalusi, mis meil juba praegust on. Noorte osalus tegelikult algab kodust ja perekonnast. See, kas noor on üles kasvanud sellises perekonnas, kus talle antakse siis nii-öelda osalusvõimalust või otsustusvõimalust, et ma ei tea, kui ta saab emaga minnes valida, missugust hommikuelbeid nad võtavad või mitte, et tegelikult kõik see kujundab selle, et kas noor siis on nii-öelda ise siis tuleb talt enda seest initsiatiiv osaleda või mitte, et palju on seal kindlasti kooli mõju, sõprade mõju, kõik see sama kokku. Aga ma arvan, et meil täna neid võimalusi on väga hästi Eestis noortel osalemiseks. Lihtsalt see sama, et me ei jõua kõikide noorteni ja kuna neid võimalusi nii palju, siis see info on ka kindlasti hästi kirju, et noored kindlasti ei jõuagi võib-olla selle õige asjani, mis neid päriselt huvitaks, kus nad päriselt tahaksid osaleda.
et täna meil ei ole sellist, meil on hästi mitu, on GNL, on D5, on erinevad, on Harno, kes meil jagab nii-öelda niisugust noorte infot, aga ei ole sellist ühte suurt kohta, kus võib-olla kõik, ma ei tea, kas see lahendaks seda ära, aga et täna meil on hästi mitu väikest ja meil on hästi kuidagi killustunud see noorte osalusvõimaluste selline süsteem. Ja meil on, neid ongi neid variante on nii palju ja neid asju, millega konkureerida on samuti palju noortele, kes sul on, käid koolis, teed kodutöid, siis lähed trenni, siis mängid veits Minecrafti ja passid veits TikTokis, et neid variante on kokku sul nii palju, et sealt hulgast leida seda motivatsiooni, et nüüd proaktiivselt otsida mingisugune noorteühendus endale, et see kaob sinna kogu massi sisse ära, et sul on palju lihtsam on telefonist oksida, kui siis minna midagi ettevõtlikku teha, ehk siis kokkuvõttes see väärtuspakkumine nendel organisatsioonidel peab olema minu meelest rohkem ilmselge, et kui ma olen ise ka vaadanud neid huvi pärast, et mis seal nagu pakutakse, vahepeal on nagu ebaselgeks jäänud see, ehk siis täpselt, et mida sa sellest saad ja kuidas sind tulevikus aitab, et sa pead kohe seda nii-öelda porgandit selle eest tilistama, et niisama, et on tore sats, kellega hängida, aga tore sats on nagu League of Legendsi team chatis ka, et just see, et mis ma sellest saan, kui ma sinna lähen, ma arvan, et see on hästi oluline ja ongi see teavitustöö, mis on mitu korda juba läbi käinud, see on ilmselge, et sa pead selles konkurentsis kuidagi silma paistma ja sa pead pakkuma midagi, mis tõesti noortele peale läheb. Ja, et ma olen täiesti nõus, et tegelikult neid pakkumisi nii-öelda seal turul on nii palju, et tegelikult eks need noored jagunevadki vastavalt sellele, et mis asjad neid huvitavad on ja ega ma ei arvagi, et üks noor peab kindlasti kuskile organisatsiooni kuuluma, et see on pigem vabatahtlik ja siuke, et kui see mulle meeldib, siis ma kuulun ja kui mulle see ei meeldi, siis ei kuulu. Ja kui Reformierakonna siin esindaja ütleb, et nad ei saa kõiki kätte, siis võib-olla tänu jumalale, et ei saa kõiki kätte teie. või siis sinine äratus, et nad jagunevadki tegelikult kõikide noortekogude vahel ja need, kes tahavad olla apoliitilised, siis nad leiavadki endale organisatsioonid, mis on rohkem apoliitilised. Mis puudutab nüüd seda, mida Hendrik ütles, et tingimata üks on see, et see huvipuudus võib-olla, teine on see, et ka ajapuudus, et kui ma kõigega tegelen, ma käin trennis, ma käin koolis, ma käin mingisuguses huviringis veel on ja siis lõpus tulen koju on ja siis pelan natukene seda PlayStationit on ja siis kus ma selle aja leian, et ma hakkaks veel mingisuguses organisatsioonis käima ja olema aktiivne. Aga see aktiivsus, ma arvan, tõuseb kõige rohkem tegelikult siis, kui sa oled tudengi eas. Et tihtipeale sa kolid teise linna, sest sa tahad vanemate juurest natukene kaugemal ära kolida ja siis sa hakkad otsima endale neid korporatsioone, sa hakkad otsima neid igasuguseid üliõpilasesindusi ja muid asju, et ma arvan, et tegelikult see tuleb natukene hiljem kui see, et sa oled seal kuskil kooli eas. Hästi kiire kommentaar, siuke tunne nagu oleks Riigikogu saalis, et nime mainiti, siis ma pean kommenteerima. Aga ma tahtsin öelda, et ma kindlasti ei rääkinud siin Reformi noorte nii-öelda värbamisskeemist või sellest, et meil ei õnnestu liikmeid saada, meiega on liitunud üle aasta jooksul 100 liiget, meil ei ole seda probleemi. Aga tegelikult ma rääkisin siin sellest, et üldiselt noorte osalus ei tähenda ainult seda, et on poliitilised noortekogud. On erinevad, ongi kas siis valdkonna organisatsioonid, ka see, et noor korraldab kodukohas oma sõpruskonnaga mingeid üritusi, projekte, kõik need asjad, et ma natuke rääkisin laiemalt kui enda noorte organisatsioonist. Sotsid ja parempoolsed ja lähme edasi. Kuna siin on mainitud igasugune noortekogud, siis ma tahaksin mainida võimalust liituda noorsotsidega. Väga hea organisatsioon on esimene noorteühendust, mis mitu aastat tagasi toetas abielu võrdsust, korraldas selleks ka meeleavaldust ja nii edasi. Et väga progressiivne, vasakpoolne, kaasaegne, inimõigusi austav ja väärtustav liikumine. Aga kui rääkida neist võimalustest, siis jah, võimalused on. Aga selleks, et info jõuaks iga nooreni jälle, on vaja
ka raha. Noh, näiteks, et igas koolis oleks oma noorsootöötaja, mitte niimoodi, et ta on üks terve valla või linna peale või linnaosa peale. See ei ole õige, sest ikka noor saab infot neist võimalusest, mis tal on koolis või ülikoolis. Ja kindlasti ei piisa siin erarahast, siin ka riik võiks aidata ja ma ei räägi sellest, et riik peaks panustama raha erakondade noorte kogudesse, aga riik võiks rohkem raha panustada noorte teavitustesse olemasolevatest võimalustest. Ja kindlasti, kui siin arutelu alguses mainiti noorte volikogusid, no päris paljudes omavalitsustes need sisuliselt ei toimi, jah, tõesti neid tuleks taas ellu äratada ja neil peaks olema ka mingi sisuline mõte. Ja näiteks ENL-i riiklikul tasemel võiks rohkem kaasata igasugu eelnõude menetlemisse ehk küsida arvamust, nagu küsitakse igasugu vabaühendustelt. Meid kaasatakse tegelikult päris palju, aga võtame siin Karl Sandrile üks kiire kommentaar. Et riik võiks rohkem toetada, et kogu probleem ongi selles, et sama ENL, mingid erinevad üliõpilasorganisatsioonid, haridustöötajate liidud, Praxis, et need kõik organisatsioonid ongi ainult riigi poolt rahastatud. Et see ongi laiem probleem Eesti ühiskonnas. Et kui me võtame näiteks Lääne-Euroopasse, lähme Skandinaaviasse, siis seal on näiteks tugevad üliõpilasorganisatsioonid, mis saavad riigi toetust, aga lisaks on nende asutuste juures ka näiteks vilistlaskogud, mis kaasavad eraraha. Ja see on see, mis toob nagu uue kvaliteedi, sest kui sul on skin in the game, oma raha mängus, esiteks on rohkem mõttevabadust, rohkem võimalusi jalgu trampida mingite asjade peale ja teiseks on sama soosib uusi algatusi. Just nimelt erakapital, eraraha. See ei näen seda, et me riik võtab oma toa ära, vaid need asjad peavad käima koos. Ja Eesti probleem on see, et meie kõik suured organisatsioonid on ainult riiklikult rahastatud. Jah, poliitikuna on jube mugav lubada kellegi teise raha mingi probleemi lahendamiseks, seda enam-vähem ükskõik, mis probleem siin kuskil üles tuleb, siis keegi ikka ütleb, et lisame rohkem raha. Ja ega nad siis enda raha lisa sinna. Väga paljud asjadega nõustusin. Siin jah, et nagu üks asi, mis ma uuesti ütlen ka, et erinevad noorteühendused, noortekogud võiksid teha ise rohkem tööd, et teavitada noori iseenda eksistentsist ja mida nad suudavad noortele pakkuda. Natukene kommenteerides Karl Sanderit, et Eesti kodanikuühiskond on nõrk, et meil inimesed ei tee asju, jah, sest et meil on veidi selline mentaliteet, et riik teeb kõike ette taha ära. Et ongi, et nii kui mingi probleem tuleb, las tuleb riik parandab ära. Meil saaks sellist detsentraliseerimist saaks teha, et meil kas või näiteks omavalitsused kontrolliksid rohkem seda raha, mis neile tuleb, et neil ei ole nii-öelda selle sildiga raha, mis läheb omavalitsustesse, vaid et nad kontrollivad ise kogu enda toetust, mida nad saavad. Meil saaks olla rohkem seda, et meil väga nagu suuname ja toetame seda, et inimesed ise teevad midagi, et inimestel on oma algatused ja et neil on kerge teha oma algatusi ja oma algatuste läbi ka ühiskondlikele probleemidele leida lahendusi. Kiire kommentaar nii samale kui parempoolsetele, esiteks parempoolsetele kohalikud omavalitsused on Eesti suurem korruptsiooni oht, et sinna raha pumbata ilma igasuguse sildita on väga küsitav asi. Ja Isamaale, kui riik annab raha, see ei tähenda, et mingi noorteühendus või üldse vaba sektori organisatsioon ei saa riiki kritiseerida ja üldse peab täitma kõike käske, mis ülevalt tulevad. No vabandust, Eesti on väga vaba riik, me ei ole Putini Venemaal. No päriselt. Ja selles mõttes, kui me ei lisa riiklikku rahastust olukorras, kus meil tundub olevat ebapiisav olemasolevast rahastusest, siis erarahastus ju niisama ise ei tule. See peab tulema, seda võiks olla rohkem, aga kuni seda veel ei tule nõutavas mahus, siis tuleb riigil toetada. Kui erarahastus hakkab tulema ise suurtes kogustes, siis väga hästi, siis riik tõesti võiks oma panuse suurendamisega viivitada, aga kuni seda ei ole, siis riik peaks panustama. Ma leidsin elus esimese asja, millega me sotsid oleme ühel meelel, et Eesti ei ole Putini Venemaa, väga tore. Aga hästi lühidalt, et kohe näed, parempoolsed on Isamaast pärit erakond, et mõtleb niimoodi, et peaks rohkem eraraha kaasama. Ja mitte niimoodi, et riik kõik kinni maksab. Lihtne näide, kohalikel valimistel Tallinnas tegime ettepaneku linnale, et iga
nii-öelda kultuuriürituste puhul, et iga kord, kui korraldaja kaasab €1 eraraha, paneb linn sama palju juurde. Väga lihtne motivatsiooniskeem, mis motiveerib seda sama korraldajat otsima erakapitali. Nii, ja samasugused meetmed on võimalik rakendada erineva organisatsioonide puhul, nii-öelda riiklik boonus, mis omakorda toob süsteemi rohkem eraraha juurde. Kuulge, aga aitab sellest teemast ka, meil saab varsti aeg täis. Üks teema, millest me ei ole veel üldse jõudnud rääkida, on poliitiline kultuur, sest et kui noortega rääkida ja küsida, et miks te ei osale poliitikas, nad ütlevad, et poliitika ongi selline must ja räpane, tahaks sellest eemale hoida, olgem ausad, kui vaadata ka neid Riigikogu infotunde, siis osadel on võib-olla naljakam, osadel nii naljakas ei ole. Aga ma küsikski siin, et võib-olla mis on selline üks asi, mis te näete, mida noored saaksid selles poliitilises kultuuris muuta? No ütleme niimoodi, esimene probleem on see, kui keegi vaatab Riigikogu infotunde niivõrd tõsise meelega. Aga mida ma arvan, kindlasti mida ise tahaksin teha, mida ma arvan, mida võib-olla teised noored, kes on võib-olla radikaalsemalt erinevad sellest liberaalsest konsensusest, siis neoliberaalsest konsensusest, et me õpiksime või teeksime endale selgeks, kuidas nii-öelda osavalt teistele puid alla panna. Selles mõttes ma mõeldan, et suurem osa meist siin juba seda oskab, aga et ütleme niimoodi, mina tahan ja olen valmis andma oponentidele vägagi valusat kriitikat, aga millega ma ise ka pidevalt tegelen, on see, et ma oskaksin seda hästi ja tabavalt teha. Siin EKRE esindajalt kuulsin, et puid alla panna ja kriitikat anda. Konstruktiivne kriitika on alati teretulnud, aga kui sa lihtsalt kritiseerid, on ju välja pakkumata need võimalusi, mida saab paremaks teha, siis kas selle kriitikal on mingi mõte. Ja teine asi on see, et me ikka ei saa nagu sellest lahti, et poliitika, Riigikogu ja üldse see valitsemine, see ei ole üksteisele puude alla panek. Me ikkagi juhime riiki ja me kõik ju tahame riiki juhtida nii, et see oleks nagu tulemuslik. Sest tegelikult need valijad ootavad meilt seda, et me ikka tulemuslikult juhime seda riiki, mitte see, et me läheme Riigikokku, on ju, ja siis hakkame ründama, on ju, ühelt poolt siis EKRE ja teiselt poolt siis Reformierakond, on ju, kes üksteisel lihtsalt panevad puid alla, on ju, ja lõpuks ei otsustata mitte midagi. Väga irooniline öelda, et sinu poolt, et keegi kritiseerib pakkumata lahendusi. Aga teema siin praegu oli ikkagi, probleemi püstitus oli väga konkreetne, et mis on häda, eks ole, poliitilisel kultuuril, millest see probleem tekib, on see, et vaidlustes või vaidlused on madalal tasemel. Jah, ma siin täiesti olen valmis enda siis erakonna suunal võtma vastu seda kriitikat. Ja sellepärast ma ise tahangi seda muutust tuua. Aga et see probleem sünnib siis halvast vaidlemisstiilist. Sellepärast ma selle välja tõingi. Väga piiritletud. Et minu arust nendes infotundis tihtipeale seal ei olegi mingit vaidlust, see on lihtsalt mingisugune venitamine, ma ei tea, kui kuulata Kalle Grüntalit on ja või Jürgen Ligit on ja siis tihtipeale ei saagi aru, mida ta sealt suust välja ajab on ja et teeme ongi selles, et kui sa lähed ikkagi Riigikokku, sa pead ikkagi töötama nii-öelda riigi heaks ja selleks, et ikkagi lõpuks mingisugune konstruktiivne otsus sealt sünniks ja vahet ei ole, kas oled opositsioonis või koalitsioonis. Kui Reformierakond siin viskas Keskerakonna välja seoses sellega, et tahtsime perehüütist tõsta on ja siis Isamaaga tehti ära, siis kus on see konsensus? Et lihtsalt üksteisele ära tegemine on viimasel ajal. Ma ütleksin, et selles mõttes head arutelud toovad arukad tulemused, aga kui me praegust vaatame seda, kuidas tõesti lihtsalt sõimatakse üksteist läbi nagu sellised, kuidas ma ütlen, 12-aastased tüdrukud,
kuskil kooli tualettruumis üksteist taga räägivad, siis see ei ole siuke kultuur, mida me peaksime arendama poliitikas. Ja ma arvan, et üks asi, mida me peaksime kõik mõistma, on see, et õhtu lõpuks me tahame kõik, et Eesti riigil oleks võimalikult hea, et meie inimestel oleks kõigil võimalikult hea. Ja see nõuab siis mingit kompromissi, mingeid tõesti arutelusid ja arukaid arutelusid, mitte siis pidevaid protseduurilisi küsimusi. Ja õhtu lõpuks see tähendabki seda, et me peaksime debateerima, mitte siis lihtsalt puid alla panema. Hästi korraks pean küsima, et ülekandesse ei jõua, aga esiteks tõstke käsi üles, et kes vaatas Delfi uudist Riigikogu infotunnist. Nii, viimase kuu jooksul, näiteks. Nii, kes on viimase kuu jooksul vaadanud Riigikogu infotundi? Ma lootsin, et on vastupidi, aga näed, väga eruteerit selskond. Ma olen seda ühes kohas varem küsinud ja siis tõusis umbes üks käsi terve saali peale. Et milles probleem on? Et jah, mingid madalad solvangud ja kõik muu muidugi, aga me rääkisime siin umbes 10 minutit tagasi rääkisime sellest, et kuidas meil on nii-öelda konkurents noorte tähelepanu nimel, et rääkisime väärtuspakkumisest, on ju. Et ega see teistmoodi täiskasvanute maailmas ei ole, et on mingi kiiks või algatus peab juures olema, et KOV-valimistel Isamaa avas siin samas lähedal Tallinna linnavalitsuse ees korruptsioonikilomeetri, sõitsime rattaga läbi, on ju. Seetõttu, et kui me lihtsalt oleks saadnud Delfisse artiklit, räägime korruptsioonist, siis oleks ajakirjanud ka Tallinna korruptsioonist olime 20 aastat rääkinud, et mis me enam avaldame, on ju. Aga me avasime korruptsioonikilomeetri, siis oli see õhtustes uudistes. Et poliitika ei pea olema selline igav tapeedi kuivamise vaatamine. Et mingi element seal peab olema, see läheb inimestele korda, sest sa suudad niimoodi selle sõnumi endani viia, on ju. Et kui Reformierakond lubab jälle tasuta asju, näiteks tasuta lasteaeda, siis ei ole see niimoodi, et on lihtsalt Kaja Kallas on valge seina ette pandud rääkima, et tasuta lasteaed, vaid reklaamiklippi on pandud Kaja Kallas istuma koos nende samade väikeste lastega ja ütleme, et jälle me pakume tasuta asju. Et see mõjub inimestele. Et need elemendid on olulised. Et lihtsalt see, mis jõuab meil nii eetrisse, on need isiklikult madalad solvangud, neid ei ole meil muidugi vaja, aga mina väidan, et see ei ole põhjus, miks noori poliitika ei huvita. Et mina olen rohkem kohanud noori, kes ütleb, et see on iga mõttetu ja ma ei saa midagi muuta. Et see on see põhiline argument, miks noored poliitikasse ei lähe. Ja meie ülesanne näidata, et saab küll muuta ja saab muuta lõbusalt. Ma just arvan vastupidiselt EKRE esindajal, et meie siis poliitilise kultuuriga parlamendis on tegelikult kehvasti täna asjad, et ei ole sisulisi vaidlusi, ei ole. Ja see ka, et inimene ei peaks infotundi vaatama või kodanik, et see minu arust on ka siuke juba meie liberaalse demokraatia väärtustega mängimine, et inimesel kindlasti ma ei teeks maha inimest, kes vaatab infotundi, tahab olla kursis riigis toimuvaga. Et ma arvan küll, et meie poliitikud võiksid üles kasvada ja tegelikult aru saada, kus nad parasjagu viibivad ja sellele vastavalt siis oma sisuga valida. Meil ei ole 3 erakonna esindajad veel sõna saanud, kas te tahate kiirelt midagi lisada või teeme ekstra ruttu? Ma teen hästi lühidalt, et siin see kultuuriprobleem tekkis umbes 8 aastat tagasi väga kindlatel põhjustel, väga kindla erakonnaga, ja asi, mis peaks inimestele kohale jõudma, mis see tase peaks olema, on see, et meil oleks ikkagi austus üksteise vastu. Et nagu Karl-Sander mainis, siis poliitika peab olema igav, sa võid teha show'd ja kindlasti võib ka puid alla panna, aga selle juures peab säilima austus üksteise vastu ja seda ma ise tunnetanud, et on natukene puudu jäänud. Ja tihti peab olla see ainult ühepoolne, vaid kui üks on lugupidamata, oleks lugupidamata vastu ja niimoodi see kehv kultuur vahab. Ehk siis lihtsalt tuleb austada teist inimest, ükskõik mis ta maailmavaade on. Ma ütlen ka kõik, kes siin istuvad, ma arvan, et teil on kõigil õigus ma vahel vaata, nagu kõigil Eesti inimestel, see ei ole vale. Isegi kui ma teiega nõus ei ole, siis ma austan seda, et teil selline maailmavaade on. Aitäh. Mark Sandra? Selles mõttes ma võiksin natuke vastu kuulda, ütleksin, et
kui Riigikogus toimub nii palju küsitava väärtusega meelelahutus, siis tuleb küsida ka, kes selle Riigikogu on valinud. See tähendab seda, et osadele inimestele meeldibki selline meelelahutus ja osadele inimestele meeldibki, kui käib väga terav vaidlus ja mitte alati eriti sisukas. Aga mis siin saab teha? Siin saab ainult ise valija seda muuta, kui ta valib neid jõude, mis eelistavad sisukamat vaidlus, mis eelistavad konstruktiivset kriitikat, siis hakkavadki need debatid välja nägema jõusamatena. Aga kindlasti meelelahutus kui selline ei ole halb asi. Kui tegemist ei ole solvangutega, siis miks ka mitte. Ma arvan, et see pigem kaasab noori, kui seal on midagi huvitavat, mitte lihtsalt mingi mõttetu uduse, ümmarguse, arusaamatu jutu ajamine. Nii, Sandra? Jah, et kiirelt midagi, siis üks asi, mida me saame teha, on see, et võidelda siis Eestis toimuva kahtliste tegevuste, korruptiivsete tegevuste vastu ka. Üks väga korruptiivse maiguga asi on katuserahade jagamine, et kas üks või teine organisatsioon või koht valige mind, sest et ma olen katuserahad. Parempoolsed on selle poolt, et täielikult lõpetada katuserahade jagamine ja ma arvan, et see parandaks meil ka mingil osaliselt seda hetkest negatiivset maiku, mis meil poliitikas on. Vaatame siis kiirelt korra ära, teeme seda käe tõstmisharjutust. Kes on selle poolt, et katuserahade jagamine tuleks Riigikogus lõpetada? No tundub, et päris suur osa. Einol oli veel kommentaari, siis... Esiteks, ma ei öelnud seda, et poliitilise kultuuriga ei oleks probleem, kaugeltki sellest. Aga üks tähelepanek, mida ma selle terve debati vältel on nagu endale tähelepanu, et meie oleme selle osavama ärapanemise juures kindlasti eestvedajad selles mõttes, et meie, kui me kritiseerime üksteist või teineteise erakondasid, siis me ei tee seda stiilis, sa oled loll, eks ole. Vaid, kui tuleb mingi selline tavakriitika noor, siis kõigile, eks ole, tuleb väike naeratus suule või isegi kuulda väikest naeru juba. Et see on lihtsalt huvitav tähelepanek. Kuule, aga proovime veel korra seda kätte tõstmist. Vihakõnest me ei ole väga palju jõudnud rääkida, Enneli platvormis on see sees paaril erakonnal ka. Kes on seda meelt, et vihakõnega on vaja midagi teha, see on vaja ära reguleerida? See on reguleeritud. On käes. No mingi toetus sellel on, eks on ka kindlasti üks koht, mida saab edasi arutada. Meil on aeg kohe täis, kas meil on saalist keegi, kes tahab viimase küsimuse küsida? Tundub, et ei ole. Kellel tekivad küsimused, siis kõik erakonnad on oma telkidega siin nädala natuke peale veel igal pool üle Eesti olemas, saab sealt küsida. Meil on aeg kohe täis. Nagu ma enne ütlesin ka, siis Eesti Noorteühenduste Liit on ära kaardistanud noored kandidaadid, kellega te saate tutvuda nl.ee/valinoor. Soovitan lugeda, näete, mis on nende noorte mõtted ja vaatame, kas nendest noortest saab ka siis selline uuem ja parem seltskond, kes seda poliitilist kultuuri aitaks hoida ja aitäh ka Euroopa Liidu majale ja Euroopa Parlamendi büroole Eestis, kes on meid siin Euroopa Liidu majas vastu võtnud ja aidanud seda laivi ellu viia. Aga aitäh kõikidele osalejatele, kõikidele vaatajatele ja kuulajatele ja minge kindlasti valima. Aitäh!